sina või mina ütleme endale, et me oleme armastus, mina olen armastus, sina oled armastus, siis kuidas see armastus siis väljendab? Kui meil on, eks ju, see hingemaailm ja mõttemaailm ja füüsilise keha reaalsus, et kui me kasutame sellist ilusat sentimenti, et ma armastan kõiki ja kõike tingimusteta, mina olengi armastus, ma koosnen armastusest, armastus on eesmärk, minevik, olevik, tulevik, minu olemus, kõik on armastus. Et see on nagu hea ja ilus meditatsioon, aga lõpuks ikkagi me peame panema, et armastus tähendab teenimist. Füüsilise kehaga siis armastus väljendab, kuidas siis kogu aeg, kõigepealt austad oma templit, hoiad teda vormis, eks ju, sa armastad ja austad teisi sellega, et sa hoiad oma tervise korras, et pärast sugulased ei pea sinu eest sinu jamadega tegelema, eks ju. Austad kehatemplit, sinna pannes puhast toitu, pühitsetud toitu, taimetoitu. See on ju pikk eraldi teema, miks, eks ju, kuna sa oled armastus, väärid parimat, see tempel ka, aga selleks, et selle templiga, selle füüsilise kehaga teisi teenida, eks ju, läbi füüsise, teha head rõõmu, eks ju, kõige kõrgemale teistele, läbi puhta tingimusteta omaga sa püüdud armastuse. Ja siis mõtted on ka, et teine keha peaks ka olema armastusest läbi imbunud, nagu füüsiline keha. Kogu aeg mõtled, kuidas aidata, kuidas rõõmu valmistada, kuidas palvetada teiste ees, kuidas teenida Jumalat, seda ühiskonda nii, et ei puhtuse, armastuse ja kõrgete omaduste poole. Ja nii edasi, eks ju. Seal on nagu see kogu aeg käib pull, eks ju. Ja siis hinges, samamoodi füüsiline keha, peenkeha ja siis hing. Svarupa hingekeha, ütleme nii, antimateriaalne. Hinges peaks olema selline tänulikkus, alandlikkus, selline, kõiki näed nagu sügava sümpaatia ja armastusega võrdselt. Ükskõik, mis samastamistes nad ei ole ja mis käitumisreaktsioonide mallides sinu suhtes. Et see armastus peaks läbima ja õitsema kõiges kolmes kehas. Füüsilises avalduma, läbi füüsilise keha avalduma, läbi füüsilise keha teenimise, eks ju. Läbi mõtte, mõistuses kogu aeg oled. Mõtiskled, kuidas iseennast ja teisi teenida, aidata kõrgemate valguse poole püüdlevate eesmärkide poole. Ja hinges on selline, saad aru, et kõik on üks suur tervik oma isiksustega. Jumala isiksusest kuni sinu isiksusena välja, seal vahepeal kõik armsad elusolendid. Et ma austan, armastan, teenin neid. Ehk armastus võrdub teenimine. Mitte raha teenimine on tore, eks ju. Või kellegi orjamine, vaid lihtsalt see ongi armastuse avaldumise, armastuse teenimine läbi kolme keha, läbi hinge ja vaimu ja mõtte ja füüsilise keha. Et sealt võid vaadata siis see, kes me oleme armastusest läbi imbunud ja oleme armastus ja kui me seda sentimentaalselt ilusti ütleme, siis võib analüüsida, kuidas ta siis selles mõtte ja keha ja hinge maailmas avaldub siis argipäevas.